Tere hommikust, kogudus, te võite võtta istet. Suur tänu, õed ja vend, imelise ülistuse eest. See aitas meid olla üheskoos ülistuses. Halleluuja. Tegelikult mina täna ei pidanud jutlustama. Mis siis, et ma kavas olin? Meile pidi täna tulema jutlustama Reijo, vend Soomest, aga ta ei saanud miskipärast tulla. Ja pastor ütles, et midagi pole teha, Ergo. Ta saadab mind söödaks teile. Ise põgeneb hästi kaugele. Ma valetan, ta ei öelnud nii. Ta ütles, ole valmis, ole julge ja jaga, mis on su südames. See on see, mis ta tegelikult ütles. Aga minu inimlik loomus on ikka selline, et kes mina ja mis mina. Aga tänu Jumalale, et ma ei peagi iseenesest rääkima. Tänu Jumalale, et meil on püha vaim. Tänu Jumalale, et meil on Jumala sõna. Nõnda, et kui sul on Jumala sõna, siis vaata, ma vahest eksin, ma olen ka kõigest inimene. Võta ise Jumala sõna lahti nende kohtade pealt, kus me täna vestlema hakkame, ja vaata, et ma ei valeta ja ole julge, kui ma eksin, paranda mind. Selge. Vähemalt üks inimene kontrollib mind. Ta võttis nii otsustavalt isegi Jumala sõna kätte. Aga tõde on selles, et me kõik eksime. Jumala sõna ütleb, et me eksime. See ei tähenda, et me tahame eksida. Kes tõuseb hommikul üles, mõtleb, täna ma eksin. Eksin abikaasa vastu, eksin laste vastu, eksin tööandja vastu, lõppeks otsustan ka Jumala vastu eksida. Mina seda ei tee. Mina tõusen hommikul ülesse, mõtlen tänu Jumalale, uus võimalus. Ma olen elus, keegi ei võtnud mind ära öösel, Kristust veel ei tulnud. Parem oleks, kui ta oleks tulnud muidugi, see oleks hopsti läinud all. Aga me eksime palju. Ja kui Jumalaga rääkisime, et millest me siis räägiksime, siis Jumal pani mu südamele ühe asja. Et vaata, Ergo, sa oled mu rahva käsu alla pannud. Sa poiss. Sellepärast, et ma räägin teile kogu aeg, mis me peame tegema ja kes me peame olema Kristuses Jeesuses. Aga ma ei ole rõhku pannud sellele, ma tulen teile lähemale koos oma piibliga. Aga ma ei ole pannud rõhku sellele, et tegelikult seda ei ole võimalik teha ilma Kristuse Jeesuseta. Ei ole võimalik olla hea kristlane ilma Kristuseta. See peab tulema meist seest, sest just seda, mida mina olen teinud, teid käsu alla pannud, just seda tuli tegelikult Jeesus tegema, vastupidi, vabastama meid käsu alt. Sest ta ütleb, et tema on meid patu ja käsu needusest vabastanud. Ja me kõik tahame ju parimat oma peredele. Me tahame oma kaaslastele parimat, meil on inimesed, keda me armastame, ja on inimesed, keda me nii väga ei armasta, aga keda Jumal armastab. Ja siis kuidagi nagu, Jumala sõna ütleb ka, et kirjatäht suretab, aga vaim annab elu. Ja siis me kogu aeg raiume, et me peame. Aga üks asi tegelikult, mis me peame, on Mattuse 6. peatükk 33-36, et enne kõik otsin ma Jumala riiki ja tema õigsust. Ja kõike muud ühes sellega antakse meile, ütleb Jumala sõna. Nii et kui te olete kuidagi moodi mõelnud, et näed, et ma ei ole väärt ja ma ikka ei ole nii tubli, nagu on räägitud siit kantslist, siis ma väga vabandan. Rõhk on sellel, et me ise ei suudagi seda. Me suudame seda ainult siis, kui me läheme Isanda ette. Ja Jumala sõna ütleb, et Jumala heldus paneb meid meelt parandama. Mitte minu abikaasa heldus, mitte isegi pastori heldus, mitte minu laste heldus, vaid Jumala heldus. Ja täna ma tahan rääkida sellest, et me oleme Jumala kogudus. Vaatame 1. Timoteuse 3. peatükki. 1. Timoteus. Esimene kiri Timoteusele
olgugi, et see ei ole sulle ega mulle, aga see on Timotosele, ometi me teame, et inimesed on kõik ühesugused. Isegi Jumal pidi saama inimeseks, et kogeda kõike seda, mis inimesed kogevad. Mitte see, et ta ei teadnud, mida inimesed kogevad, vaid lihtsalt sellepärast, et patt oli inimeses ja ainult inimese läbi sai uuesti pattu võita, kui see inimene oli püha. Aga ükski inimene ei olnud püha, kaasa arvatud mina, sina ega ka Timotos. Ja 3. peatükk 14 salm ütleb niimoodi. Paulus kirjutab siin, seda kirjutan sulle, ehk ma küll loodan pea tulla sinu juure, et kui ma viibin, sa teaksid, kuidas tuleb käituda Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi. See, kes meie oleme, on püha, elava, väelise, kõige looja kogudus. Usud sa seda? Kui sa seda usud, siis sa mõistad tegelikult, et mis iganes sinu elus on, sa väljendad seda selle eluga, mis sul on, väljendad Jumalat. Ja kui koguduses ei ole piisavalt väge ja tarkust ja Jumala austamist ja nii edasi, siis tegelikult maailm näeb seda. Meie enda lähedased näevad, meie enda ümbruskonnas töölised näevad, et see on siis Jumal või? Et meil on väga suur vastutus käitudes nende reeglite järgi, mis me oleme rääkinud siin abielus ja tööl ja koguduses ja kus iganes, on käituda nõnda, et Jumala vägi tuleks esile. Sest Jumala sõna ütleb, et kogudus on tõe sammas ja alustugi. Ja kui me siin rääkisime sellest ühel palveteenistusel, siis pastor juhis tähelepanu, et vaatake, et ta ei ole tõde. Kogudus ei ole tõde. Vahest teid küll, kui te võtaksite, et mina olen tõde. See oleks väga niru tõde. See pole mingit väge ega midagi. Aga ta on tõe sammas, mis tähendab seda, et tõde ehk Jeesus Kristus toetab koguduse peale. Ja nüüd, kuidas meie oma kodudes käitume, sedasi väljendame me Jeesust. Me ei saa kodudest üle ega ümber. Sest koguduses me oleme ju nii kenad. Naeratame, Agnes naeratab mulle ja nii edasi ja tahame näida parimad, kui me tegelikult oleme. Amen. Tahame ju näida parimad, kui me tegelikult oleme. Ei taha. Uskumatu. Meil on üks püha siin. Tegelikult ikka tahame küll. Ma ei hakka vaidlema Evega, võib-olla tema tõesti, ma ei tunne sind Eve nii palju, aga ikkagi me tahame kuidagi nagu olla ilusamad, pühamad, paremad, täis headust ja nii edasi. Aga siis läheme koju, usk on sussidest välja läinud ja kuskilt tuleb see kurat. Midagi hakkab ärritama sind, just oli võitud ülistus. Just oli. Mina ei tea, kas teil on seda juhtunud, aga mul on palju kordi. Tuled kogudusest, halleluuja, vaatad naisele otsa. Ja siis pead hakkama sundima ennast. Ta on ju, Jumal on kingitus minu jaoks. Kust kohast see tuleb? Jumal ütleb, et liha võitleb vaimu vastu, Jakobuse kirjas. Ja vaim, see võitleb liha vastu. Need on teineteise vastu. Rooma kiri 8 ütleb, et vaim, et liha ei alistu vaimule. Ega võigi alistuda. Nii et sellest me ei pääse kunagi. Vaatame korra Moosese raamatusse, kuidas peale pattu sa võid hoida näppu seal esimese Timotose juures, me läheme sinna tagasi, aga esimese Moosese kirjas, mis juhtus siis, kui inimene langes pattu? Ma arvan, et see on esimese 6. peatükk. Ta räägib siin naise positsioonist ja räägib ka mehe positsioonist, kui ma nüüd selle õige koha üles leian. Tegelikult ma valetasin, see ei ole 6. Mooses. Vaata, esimese Moosese 3 räägib niimoodi. 16 ütleb naisele,
peale seda, kui nad olid söönud keelatud viljast. Ja mis ta ütleb naisele? Naisele ta ütles, Jumal siis ütles, sinule ma annan väga palju valu, kui sa käima peal oled. Sa pead valuga lapsi ilmale tooma. Sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb sinu üle. See oli see, kui pattu tehti. Ennem ei valitsenud mees naise üle. Eks ole? Aga Aadamele ta ütles, et sa kuulsid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina sind keelasin, üteldes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja. Tema peab sulle kasvatama kibuvitsasid ja ohakaid ja põllutaimed olgu sulle toiduks. Oma pale higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest sa oled võetud, tõesti sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama. Nii et see on see, mis on patu tulemus meie loomuses, et enam kuidagi moodi ei olnud naine ja mees võrdsed. Siis, kui Jumal lõi, oli naine ja mees võrdsed, kui nad said loodud. Nüüd aga Jumal otsustas, et naisel on üks valu ja kuidagi jõle kannatlikud on naised. Mina ei saa nende kannatustest üldse aru. Kui sa vaatad oma abikaasat, mehed, ja mõtled, mihuke juurikas sa oled, siis ütled tõesti, et Jumal on imet teinud sinu naisega, et ta sind välja kannataks üldse. Ja samas naised tahaksid kuidagi nagu ise asja juhtida kodus. Mees ei ole piisavalt hea, ei ole piisavalt toodangut ja nii edasi. Ja kui mehel on piisavalt toodangut, siis ta on liiga palju kodunt ära jälle. Et nagu selline, nokk kinni, saba lahti. Raha ei ole, paned jalaga tagumikku, mine tööle. Ja kui nüüd järsk on raha, siis mis sa seal tööl käid? Leia endale töökoht, kus me saame rohkem koos olla. Eks ole? Ja see on kogu aeg niimoodi. Ja sinna tuleb tuua tasakaal. Ja selle peavad teema ka mehed, mitte naised. Ja meestega on jälle selline asi, et mehed vahest väsivad. Sellepärast, et mis iganes nad teevad, see nõuab neid tööd, see nõuab vaeva, see nõuab mõtlemist ja nii edasi ja nii edasi. Ja kõige hullem selle asja juures on see, et see ei lõppe kunagi ära, nii kaua kui me põrmuks saame. Aga hea uudis on see, et me oleme sellest käsust ja patust vabad peale seda, kui tuli Kristus. Nüüd, kui me oleme kristlik perekond, on naine ja mees jälle võrdsed. Nüüd, kus me oleme kristlik perekond, mehed ei peagi enam nii palju tööd tegema. Sest Jeesus on tulnud, et meil oleks elu ja kõike ülikülluselt. See ei tähenda, et me ei pea üldse tööd tegema. See tähendab seda, et me peame õiget asja tegema. 24 tundi oli, on ja jääb, nii kaua kui issand tuleb. Vahe on selles, kuidas me kasutame seda. Ja üks märk sellest, kas kogudus on edukas või ei ole, on see, kas meie isiklikes eluses on väge. Kas meil on tarkust, kas me oleme jõukad, kas meil on rahu meie kodudes ja nii edasi ja nii edasi. Aga see ei tule lihtsalt kuidagi, et täna piiblitunnis räägime, kuidas saada rahu. Jah, sellest peab ka rääkima, vaid see tuleb meie isiklikust suhtest issandaga. Nii palju, kui ma olen kuulnud tarkasid mehi, lugenud nende raamatuid, nad kõik tunnistavad ühte asja, kui nendelt on küsitud, mis sa teeksid teistmoodi. Nad on väga edukad. Mis sa teeksid teistmoodi? Nad on alati vastunud, ma usaldaks rohkem issandat. Sest isegi Jumala usaldust on vaja õppida. Kellele on rääkinud püha vaim häälega? Päris häälega. Minul on üks kord ainult elus seda olnud. Ma olin väga plindris omadega. Aga üldiselt on väga raske olnud mul püha vaimu häält kuulda oma südames. Ma ei tea, kuidas sinuga on. Sa loed Jumala sõna, võrdled ennast Jumala sõnaga ja mõtled, kuidas. Väga lihtne on nendega, kui sa tõesti armastad kedagi ja sa oled valmis surema tema eest ja nii edasi. Aga just näiteks selle vennaga, kes just sulle kirvespus käive selga pani.
Väga keeruline. Aga Jumala sõna ütleb, et peab. Mis ma siis teen? Lähen käsu alla? Ei. Lähed Jumala ette, ütled, Jumal, ma ei suuda. Kuule, Jumal, sind lõid need risti, Jeesus, keda sa vabastama tulid, ja sa suutsid neile andestada. Kui Jeesus poleks neile andestanud, ta oleks patunenud, ta poleks käsku täitnud, aga ta andestas neile. Ja ma olen palunud Jumalalt seda andestavat väge, Kristuse Jeesuse andestavat väget oma elu üle, et ma suudaks andestada neile, kellele ma tegelikult ei suuda andestada. Ja Jumala sõna ütleb, kallid, kui meie süda meid hukka ei mõista, siis meil on julgus tema ees. Ja kui me nüüd hakkame natukene sorteerima oma südames, mis me oleme kellegi halvasti öelnud, kes meile midagi halvasti on öelnud, ja kui me seda ära ei lahenda või peidame kuidagi, lapime kokku ja paneme taha südame soppi, siis me ei saa Jumalas edasi minna. See hakkab kuhjuma ja siis tekibki selline asi, et sa oled koguduses, ülistad, Jumala võidmine on koha peal ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui sa jääd eraviisiliselt, kohtad seda inimest, kõik jookseb päevavalgele. Aga sa ütlesid mulle nii, aga sa tegid seda, kuidas sa võisid mind niimoodi ära kasutada ja nii edasi ja nii edasi. Sest siis astub liha esile. Koguduses me oleme kõik tugevad, Jumala lähedalolu on, nii edasi, on selline hea kindlustunne siin, aga lähed eraviisiliselt. Jumala sõna ütleb, et meil kõigil tuleb kanda kõiki neid samu koormaid, mis kõik teised vennad ja õed on kandnud. Meil kõigil tuleb. See tähendab seda, et nii hull olukord, kui meil iganes on, kellel iganes on, kellegil meie seast on veel hullem olnud või samasugune. Et seal ei ole mitte midagi uut. Kui nüüd meie oleme koguduses, või meie kui kogudus oleme tõe alustugi, tõe sammas, siis me peaksime esitama endale küsimuse, kuidas me peaksime käituma. Piibel on täis seda. Kuidas me saame elada nõnda, et tõesti tõde tuleks meist esile. Lähme korraks Johannese evangeeliumisse. Jällegi sa võid näppu jätta Timotuse kirja. Aga Johannese evangeeliumis on vastus. Ma proovin leida üles selle koha, kus see Johannese evangeeliumis on. Ma arvan, et see on Johannese 10. Just. Johannese 10:11 ütleb niimoodi. Johannese evangeelium 10:11. Mina olen hea karjane. Hea karjane jätab oma elu lammaste eest. Palgaline ja kes ei ole karjane, kelle omad lambad ei ole, näeb hunti tulevat ja jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta põgeneb, sest ta on palgaline ka hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ja ma jätan oma elu lammaste eest ja mul on veel teisi lambaid, kes ei ole sellest tarast. Needki ma pean tooma siia ja nad kuulevad minu häält. Ja siis on üks kari ja üks karjane. Sellepärast isa armastab mind, et ma jätan oma elu, et seda jälle võtta. Ükski ei võta seda minult, vaid ma jätan selle iseenesest. Mul on meelevald seda jätta ja mul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsusõna ma olen saanud oma isalt, siis tekkis taas vaidlusi juutide seas nende sõnade pärast. Nii et see vastus on selles salmis, kus on 17, sellepärast isa armastab mind, et ma jätan oma elu, et seda jälle võtta. Ükski ei võta seda minult, vaid ma jätan selle iseenesest. Mul on meelevald seda jätta ja mul on meelevald seda jälle võtta. Nüüd, kui me oleme lugenud kõike neid kirjakohti, mis õpetab, kuidas olla parem abikaasa,
kuidas olla parem lapsevanem või parem laps, kuidas olla parem alluv või kuidas olla parem ülemus ja nii edasi, siis seal on vaja teha üks otsus. See on see, mis tegi Jeesus. Ta jättis oma elu. Ja see lõks selle asja juures on meie tunded. Kui sa tead, millest me räägime, on ju, tunnetest. Naised teavad rohkem, mehed ei taha tunnistada eriti hästi. Et meil on ka tunded meestena. Uhkus on ka teatud osas tunne. Mina olen mees, mina juhin siin seda mängu, eks ole. Aga Jeesus, kes oli rohkem kui ükski mees oli siin maa peal, tema ütleb, et tema jätab oma elu. Ja tõde on selles meie perekonnas, kui meie meestena või abikaasatena ka naised jätavad oma elu oma abikaasa pärast. Mis siis, et ta halvasti ütles? Kas ma jõuan seda kanda? Ei jõua. Ilma Kristuseta kindlasti mitte. Ma mäletan, minu elus olid perioodi, kus minu pere, minu armsad, väga kallid lapsed ja minu abikaasa naersid nende põhimõtete üle. Me oleme sellest rääkinud, me oleme andeks teineteiselt palunud ja nii edasi, aga see ikka minu mehelikku uhkust ikka puudutas. Mina teadsin, et see on tõde, nii tuleb teha. Ma ei tea, kas sul on sellist asja olnud. Aga minul on olnud. Ja see ei ole kerge. Aga kui sa teed täna otsuse, et mina jätan oma elu oma abikaasa pärast ja oma laste pärast, siis ei ole raske. Natukene nutad padja sisse. Nutad oma ego taga. Aga siis lähed edasi, sest sa lähed jälle Jumala juurde ja Jumal kinnitab sind. Et jah, kui sa tahad olla tõeline mees või naine, siis sa pead nii käituma, nagu minu sõna on öelnud. Ja ta mitte ainult ei kinnita, ta annab päe ka. Olgugi, et sa ei näe tulemust. Sa teenid ja teenid ja teenid ja teenid, mitte mingit tulemust. Isegi naerdakse sinu üle, kasutatakse sind ära, manipuleeritakse sinuga. Aga see ei ole sinu asi, see on nende ja Jumala vaheline asi. Karm, ja nii on. Aga nii on. Sest me kallikesed ei lähe Jumala kohtujärje ette mitte sellega, et vaat mis minu naine mulle tegi. Või sellega, et minu lapsed ei kuulanud sõna. Me lähme Jumala trooni ette sellega, et mismoodi sina käitusid, mida sina ütlesid. Kuidagi väga vaikne on täna. Aga Jumala kogudus on tõe sammas. Ja tõde tuleb ainult esile siis, kui me teeme tõde. Tõde saab toetada ainult siis meie peale, kui me oleme valmis laskma tõele enda peale toetama. Nii et iga kord, kui sa saad ühe laksu selga, kirves pluss käive, iga kord tuleb ta meelde, Jumal tahab toetada sinu peale. Ilmutada, missugune on tõde. Töö juures, koguduses, perekonnas, vahet ei ole, kas sa oled laps või lapsevanem, oled sa mees või naine, Jumal tahab toetada. Tahab ilmutada ennast just minu ja sinu peal. Ja ta ei ole kuidagi selline nagu koormaid panev Jumal, vaid ta ütleb, et rõõm issandas on meie tugevus. Ja kui kõik on kokku kukkunud ja kuskilt mingit valgust ei paista, no kuidas sa rõõbustad issandas? Lähed issanda juurde, hakkad teda lihtsalt kiitma ja ülistama ja siis tuleb vabadus. Koormaid nagu ei olekski, ikkeid nagu ei olekski, konflikte nagu ei olekski, enda ego pole ollagi, lähed ütled, kallis, palun andeks. See on see, kuidas asi tegelikult toimib. Jah, me peame teenima teineteist, jah, me peame kasvatama lapsi Jumala kartuses ja me peame oma allaheitlikud ülematele ja me peame igasuguseid asju tegema. Aga oma jõust me ei suuda seda. Mitte kuidagi ei suuda. Kes on proovinud? Palju kordi. Ja siis ütled, koguduses ei ole armastust. Ja ei saagi olema. Armastus annab, mitte ei võta kogudusest. Mina siin, armastage mind.
see ei ole kogudus. See on minu isekus ja egoism. Keegi ei armasta mind. Ma rääkisin ühe lähedalt sugulasega ja tema isa on alkohoolik, noor mees. Mis väga noor, midagi pole juba, 40 lähedal hakkab saama. Aga elu näinud ja nii edasi. Ja tema isa hakkab 70 saama. Ja ta on kibestunud mees. Ta on mitu naist olnud, lapsi on navalam ja nii edasi. Mitte kellegi eest ja mitte millegi eest vastutust ei võta. Ja siis, kui ta poeg ütles talle, et isa, tee oma maja korda. Isa ütles, et siin ei ole võimalik elada. Kui mees ütleb, et temal ei ole tema kodus võimalik elada, kelle süü see on? Poeg ütles, sa oled 50 aastat sülitanud oma koju. Loomulikult ei ole võimalik elada. Täpselt samamoodi on inimestega, kes ütleb, et koguduses ei ole armastust. Sa tegelikult sülitad koguduse peale. Mis sa vastu saad? 30 korda, 60 korda, 100 korda? Kui me ei õpi laskma Jumala väel voolata endas, kui me ei õpi alandama ennast, kui me ei õpi tulema toime oma tunnetega, sõltumata sellest, mis keegi meil on öelnud, sõltumata minu jutlusest täna, kui me ei õpi tulema nendega toime ja ei õpi tegema otsusi ennem, kui raskused tulevad, siis meil on väga raske elada. Kui me eelmine kord rääkisime otsuse jõust ja eeskuju väest, siis mina usun ja olen kogenud seda, et kui mina otsustan täna, et mina armastan kogudust, siis Rando võib mulle öelda, mis tahab. Ma olen muidugi solvunud ja mul on ka tunded, ma ei ole kivist ometi, kui te olete tähele pannud. Pigem pekist, aga mitte kivist. Lihast ka natuke ja luust. Aga mitte kivist. Nii et mul on ka tunded. Aga see otsus, kui ma otsustan, et ma armastan oma abikaasat, see otsus hoiab selle hetke palju rohkem kontrolli all, kui ta puudutab sinu hinge või sinu tundeid. Me peame täna tegema otsuse, kus on Jumala ligiolek, kus on seda otsust kerge teha. Kes on otsustanud paastuda? Paljud me oleme otsuseid täide viinud. Iga kord, kogu aeg. Natukene ikka, jah. Just algusosu tuleb väga hästi välja. Eks ole? Aga kui sa ei otsusta ka, kui sa mõtled niimoodi, et kui tuju tuleb, siis paastun. Kas sa siis kunagi paastud või? Mitte kunagi. Aga kui sa ei otsusta, et sa armastad oma lähedasi, siis sul ei tule kunagi sellist tuju, et sa neid armastaksid. Sa pead tegema otsuse. Kui sa otsustad, et sinu kodust peab välja paistma Kristus Jeesus, et sinu elu peale peab saama tõde toetuda, siis ta saab seda teha. Ole terve. Nii et kui Jumal ütleb, et kogudus on tõe sammas ja alustugi, siis ma olen mitu korda vaevanud juba ennast sellise nagu mõttega, et miks koguduses ei ole väge, miks koguduses ei saa toimima Jumala pühavaimu annid, miks ei ole koguduses piisavalt profeteeringuid, suur tänu, täna oli väga prohvetlik palve, see oli prohvetlik palve, sest Jumal ütleb, et ta on meie kõrval, ta toetab meid, ta ei ole meid üksi jätnud, ta on kogu aeg meie kõrval, isegi kui me sellest aru ei saa, kui me ei tunne midagi, on selline tunne, et mitte kuskil ei ole Jumalat, ta on ikka meie kõrval, ta tahab ikkagi toetada meid ja nii edasi, nii edasi. Mul on üks selline, mitu head tunnistust tegelikult, aga üks põhimõte, mis Jumal on õpetanud näiteks finantsidega. Kui on võlad, hirmsasti peaks tegelema nendega, eks ole. Helistad, küsid, ei saa mitte kuskilt, sa oled juba igale poole võlgu, on ju, keegi taha anda enam sulle, nii edasi. Teed rohkem tööd, ikka maksetähtajad on kogu aeg iga päev ukse ees ja nii edasi ja nii edasi. Ja lõpuks ütled, Jumal, ma ei saanud hakkama. Ja Jumal teeb naksti. Nii kaua, kui me ei anna Jumalale maad, nii kaua, kui me ise püüame olla tublid, ilusad ja pühad, nii kaua Jumal laseb meid. Proovi. Aga kui sa ütled, isa, ma ei saa hakkama.
ma vajan sinu väge, ma vajan sinu tarkust. Näe, siin ma olen, vana lähker, on ju. Aita mind, nii ta kohe seda teeb. Ta ootab ainult seda, et sa alandad ennast. Muud mitte midagi. Me oleme Kristuse sulased, eks ole? Ja me oleme Jumala lapsed ja nii edasi, aga me oleme ka Kristuse sulased. Kes on sulane? Boss või? Töötegija. Sulane teeb seda, mis boss ütleb. Aga meie tahame, et Kristus oleks sulane. Muuda mu naist, muuda mu lapsi. Pastor, mis karja nad on? Õpeta teda natukenegi. Tal ei ole üldse mingit kaastunnet. Näed, see vend ütles mulle halvasti, tema manitseb mind, et ma annaks talle andeks. No mis asja, lööme risti. Kristus oli, on ja jääb bossiks meie eludes. Kas me seda tahame, laseme või ei taha või ei lase, see jääb niimoodi. See ei ole meie teha. Meie teha on ainult alistuda. Ja kui me oleme alistunud, siis me kogeme, kui head on. Siis me kogeme, kui kerge see elu on. Sest Jumal ütleb, et Jeesus ütleb, et tema koorem ei ole raske. Tema ikke on hea, kes on tundnud Kristuse head iket. On keegi tundnud Kristuse head iket? Väga hea on. On sul täna kuidagi kahju, et sa tunned Jumalat? No näed. Eve on ikka püha. Ikka rõõmust. Jaa. Isegi kui vahest tundub, et ma ei või kõiki teha. Ma käisin eile kooli kokkutulekul. Mul oli kahju kooli endadest, õdedest ja vendadest. Muud mõtet ei olnud, kui saaks ainult punni maha keerata. Kas sellest tuleb rõõm? Nende jaoks küll. Kas ma süüdistasin neid? Ei. Nad on pimeduses. Nad ei tea seda. Aga see on nii kurb, kui inimesed ei leia elul muud mõtet, kui neelatada ja neelatada ja neelatada. See ei ole rõõm, see on põgenemine. See on vastutuse eest ära põgenemine, see on murede eest põgenemine, see on üks selline, ma ei tea, ma ei ole kunagi purjus olnud, andke mulle andeks, kes on olnud, kes teab, kui hea on mulla purjus, mina ei tea. Aga ühte ma tean, palju parem on olla koos Kristusega. Kõige parem on teada seda, et kui sa imetled kedagi või midagi, mingit organisatsiooni või inimest, imetled tema Jumala tarkust, imetled tema edukat käekäiku või mis iganes, et see ei ole see inimene, vaid seda on teinud meie Jumal talle. Sest Jumala sõna ütleb, et Jumal annab jõu rikkuse soetamiseks. Jumala arm on see, mis me hoiab meid elus ja meie oma vaev ei lisa sellele midagi ja nii edasi, nii edasi. Et kui sa näed, et kellegi läheb hästi, siis rõõmusta, et sul võib sama hästi minna ja veel paremini, sest see on täpselt see sama Jumal, kes on õnnistanud seda inimest või seda organisatsiooni. Täpselt sama Jumal. Ja veel võid anda endale tunnistust, et kui temaga sai Jumal niimoodi teha, saab sinuga ammugi. See ei ole, et me peaksime kuidagi kadedad olema, et mis tal viga, ta ju tunneb Jumalat. Mine küsi ta käest, mis ta teinud selleks on, millest ta loobuma on pidanud selleks. Missugused võitlused tal on olnud, kuidas ta on nendega toime tulnud. Kui sinu abikaasal hakkab hästi minema, ole rõõmus. Ta hakkab juba august välja saama, siis õps, tagasi. Ei, toeta. Sest kes teisi kastab, seda ka kastetakse. Kui sinu vennal või õel läheb hästi, ole rõõmus, julgusta. Täna Jumalat, tema armu eest ja nii edasi, nii edasi. Vaatame korra veel Timotose kirja 4. peatükki. Timotosele 4. peatükk. Neliteist salm ütleb niimoodi. Ära jäta eneses peituvat armuannet
hooletusse, mis sulle anti ennustuste läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale. Seda harrasta, selles ela, et sinu edenemine oleks ilmne kõikidele. Pane tähele iseennast ja käsuõpetust. Püsi kindlasti selles. Sest kui sa seda teed, päästad sa enese ja need, kes sind kuulevad. Jumal ütleb niimoodi, ära jäta eneses peituvat armuannet hooletusse. Number 1 on see, kui meie oleme kogudusena tõesammas, siis kindlasti Jumal on igale ühele meist mingi anni sisse pannud. Kas käte peale panemise läbi või prohvetliku sõna läbi või sul endal on tulnud prohvetlik tunnetus, et sa oled keegi, kellel on teatud vaimuand, mis iganes, aga see on sul olemas. Nii kui Kristus tuli elama sinu südamesse, nii kui sa avasid ennast Kristusele, nii kohe ka tuli püha vaim ja usu mind, püha vaim ei ole mitte kuidagi väiksem sinu sees kui su venna või õe või pastori või kellegi suure tegelase sees. Mitte mingit moodi väiksem. Ja ta ütleb niimoodi, et see on meie kohustus oma armuande või Jumala armuande mitte jätta hooletusse. See ei ole pastori kohustus, see ei ole sinu venna õe kohustus, see on meie kohustus. Ja kuidas me seda siis ei tohiks jätta hooletusse? Ta ütleb, et seda harrasta. Mis tähendab harrastama? Pead tegema. Tee. Jumala sõna ütleb Heebrealaste kirjas, et tahkerood on nendele, kes oma vilumuse tõttu on harjunud tegema vahet heal ja kurjal. Millest tuleb vilumus? On see, et palju kordi saad peksa, ennem kui hakkad aru saama asjast, on ju. Palju kordi pead ennast alandama, ennem kui saad aru, et see on hea. Palju korda pead tundma häbi millegi pärast, ennem kui saad aru, et seda ei ole vaja teha. Eks ole? Sa teed vahet. Täpselt samuti on, et sa pead harrastama vaimuande nõnda, et need saaksid vägevaks. Mitte lihtsalt, et Jumal andis, nüüd ma ootan. Kellel on antud palveand? Kellel on antud palveand? Minu arust kõigil on antud. Püha vaim on palvevaim. Harrasta seda. See ei ole niimoodi, et Agnes palvetab prohvetlikult. Ta on natukene harrastanud seda lihtsalt. Natukene. Rohkem võib-olla. Natukene rohkem, jah. Meil kõigil on prohvetlik sõna. Absoluutselt kõigil, sest see sama püha vaim, kes on andnud täna Agnesele prohvetlikult palvetada, elab ka minu ja sinu sees. Täpselt samasugune. Ja kui sa näed, et keegi, sinu õde või vend, on tubli abikaasa, siis täpselt sama püha vaim on teda korrigeerinud. Tal on samasugused tunded, samasugused emotsioonid. Nii et me peame harrastama seda. Koguduses ei hakka kunagi olema väge, Jumala tarkust, vaimuande, kui me tahame oma asja ajada. See sama põhimõte koguduses, kodus, tööl, igal pool, nagu Jeesus ütles, et tema on valmis jätma oma elu. Sama põhimõte on koguduses ka. Kui meie tahame, et koguduses oleks vägi, kui me tahame, et meie eludes oleks vägi, koguduses oleme meie. See hoone siin ei, mõni ütleb, et sellel hoonel on hea aura. Sellel hoonel on külm kivi, ütleks. Aga kogudus on see, kes kannab väge, kes kannab tõde. Ja see vägi ei tule esile mitte ainult Jumalakojas, vaid see tuleb meie igapäevases elus. Kui me loeme Efeslastele kirja 5 ja 6 peatükk, seal on pikalt kirjas, mis me kõike peame tegema, et me saaksime püha vaimuga täis. Öelda, et ärge me pidage aega kalliks, päevad on kurjad, saage täis püha vaimu ja siis hakkab lauldes laule ja psalme Jumalale ja nii edasi ja siis, et
kuidas mehed peavad käituma, kuidas naised peavad käituma, kuidas lapsed peavad käituma, kuidas töölised peavad käituma, kuidas ülemused peavad käituma. Ja lõppeks võtke ja varustage endale kõigi Jumala sõjavarustusega. Et seal on pikk nimekiri, mis me kõike peame tegema, et püha vaim saaks tegutseda meie ees. See ei ole lihtsalt, et ainult kiidan Jumalat ja nean oma ülemat. Jumala sõna ütleb, et ühest hallikast ei saa tulla kahte erinevat jooki, ei magusat ega kibedat. Meie sees ei tohi seda olla, ütleb Jumala sõna. Nii et me peame harrastama. Miks me peame seda harrastama? Siis ta ütleb veel, et me peame käske täitma. Seda harrasta, selles ela, et sinu edenemine oleks ilmne kõikidele, ka abikaasale. Ja ma ütleks enne kõike abikaasale. Kui keegi midagi sinust teab, on sinu abikaasa, peale Jumala. Te ei tea pooltki, missugune ma tegelikult olen. Tänu Jumalale. Ja. Pane tähele iseennast ja õpetust. Aga mis meie teeme? Pastor tegi ka nii. Kui tema võis teha nii, miks mina siis ei võiks? Või siis, see naaber seal, käib ka seal koguduses. Täpselt samamoodi teeb. Miks ma ei võiks teha? Ta on ka ju kristlane. Aga Jumala sõna ütleb, et mis siis? Pane tähele, mis Jumal ütleb sulle. 2. Korintuse kirja lõpus ütleb, uurige iseendid, või te ei tea, et Kristus elab teie sees. Mitte uurige pastorit või uurige ergot. Eppu võiks uurida natukene, eks ole. Ei, uurige iseennast, pange tähele. Pane tähele iseennast ja õpetust. Püsi kindlasti selles. Sest kui sa seda teed, päästad sa enese ja need, kes sind kuulevad. Tohutu tasu on sellele. Kui sa ei armasta väga palju oma vaenlast, siis võiksid nii palju iseennast armastada, et sa uurid Jumala sõna ja võrdled ennast sellega. Ja siis, kui vaenlane sind kuuleb, kuidas sa andeks palud, siis see päästab tema ka. Et kõigepealt me peaksime uurima iseennast, võrdlema enda elu Jumala sõnaga, vaatama, kas tõde saab ikkagi meie elude üle olla, toetada meie elud, kuidas me käitume, kui keegi meie hinge sülitab. Ma usun, et kõigil on hinge sülitatud, isegi mina olen paljudele haiget teinud, ma tean seda. Mis teha, Ma püüan ikka parandada ennast ja muutuda ja ma palun andeks jälle ja järgmine kord jälle teen haiget ja nii see käibki. Nii et kui me nüüd sinna ilusti leiba lähme sööma, olge valmis. Ma olen kõigest inimene, eks ole. Ta andke mulle andeks. Aga hea asi on see, et teie ei pea kohut mõistma. Küll Jumal mõistab kohut. Ja kui sa seda teed, sa päästad iseenda ja need, kes sind kuulevad. See väärib natuke Jumala otsimist. Meie inimestena tahame nüüd ja praegu, et meie lähedased saaksid päästetud. Meie inimestena tahaksime, et meie lähedased muutuvad. See on lihalik tahtmine ka. Ja see on hea, et me tahame seda. Aga kõige parem tunnistus Kristusest on see, kui Kristus paistab meie seest välja. See on kõige parem tunnistus. Me peame saama Jumala sõnast aru, kelleks meid on loodud Kristuses Jeesuses. Millistena me peame olema Kristuses Jeesuses abikaasadena, lastena, vanematena, tööandjate, töövõtjatena, tavaliste riigikodanikena, mis iganes. Kui me saame sellest aru ja kui me teeme otsuse, et me käime Jumala tahte järele ja tahame meeldida rohkem Jumalale kui inimestele, siis tegelikult on väga kerge kristlane olla. Ei lähe suurt korda, mis küla peal koerad räägivad. Ei lähe suurt korda. Jah, olen patune. Jah, teen suitsu. Jah, vahest joon ka. Aga mis see sinu asi on? Ja kui minu üle on pandud inimesed, kes võivad mind korrigeerida, siis ma pean alendama neist. Aga see, kui öeldakse, et jah, et näed, et jälle täis või jälle tegi suitsu,
see ei peaks sulle korda minema, see on sinu ja Jumala vaheline asi. Ma usun, et igaüks kristlasena, kes on teinud pattu, ei ole suurt õnnelik selle üle. Ma usun seda, ma tean omast käest. Aga hull asi on see, kui sa muutud ükskõikseks ja hakkad õigustama seda, sest siis hakkad paadutama südant. Ja Jumal ütleb, et ärge paadutage oma südant, vaid tõesti, isegi kui sa oled pattu teinud, mine Jumala ette, palu andeks ja palu väge. Ütle isandale, et see on liiga suur vaendane mulle. Aita mind. Jumal on alati väge andnud. Alati on andnud. Me ei pea kartma niivõrd palju pattu ja selle teostamist, kuivõrd me peaksime kartma seda, et kui meeltmööda me Jumalale oleme. Me ei pea inimesi kartma. Me peame teadma, et meil tuleb Jumala ees aru anda. Me peame teadma seda, et Jumal on see, kes mõistab kohut, mitte inimesed. Teise sõnadega, kui pannakse sind vangi, no mis siis? Saad natukene priileiba ja priimajutust ja nii edasi. Aga see karistus, see ei ole Jumala karistus. Kui me võtame sellise suhtumise enda sisse, et mis iganes inimesed ütlevad või mis iganes olukorrad meie elus tulevad, et me oleme positiivsed ja näeme kõiges, mis meid tabab, võimalust õppida Jumalat tundma, siis ei muutu ükski olukord, ükski asi selliseks, millega sa ei tule toime. Kõik suured inimesed, jutumärkides suured, sest nad ei ole pikalt suurtega, võib-olla laiad küll, aga mitte pikad. Kõik need inimesed tegelikult on kuidagi jõudnud sellesse positsiooni, kus ta on läbi teatud asjade tegemise. Ja üks asi, mis nad on teinud, on see, et nad on otsustanud. Kui tuleb probleem, mina lahendan selle. Kui keegi kisub mind maha, ma ei jää sinna lebama, ma lähen üles tagasi. Kui keegi ütleb, et ma ei ole mitte midagi väärt, siis ma tõestan, et ma olen ikka midagi väärt. Kui keegi süüdistab mind milleski, siis ma ei võta seda vastu. Ühesõnaga, sa oled optimist, paadunud optimist. Teate, mis on nüüd optimismi veeklaasi uus termin? Teate, vanasti öeldi, et on pool klaasi, et pessimist vaatab, ütleb pool tühi, optimist vaatab, et pool täis. Aga nüüd on uus termin tulnud alkohoolikutel. Et kui vaatab pessimist tühja klaasi, juba tühi, optimist ütleb, pole veel valatud. Alkohoolikute käest kuulsin seda. Et otsusta olla optimist. Otsusta, et sa vaatad alati positiivselt asjade peale. Sa pead otsustama ka seda, et tunded iseenesest ei lahenda probleemi. Tunded on meil kõigil, aga sa võid tunded välja lasta enda sees, võid pakkida nad enda sisse, inimesed on erinevad. Osad on kohe plahvatavad ja nii edasi. Psühholoogid ütlevad, et me ei tohi midagi endas hoida. Jumal ütleb vastupidi, et mees, kes vallandab oma viha, et seda peab jälle ja jälle tegema, et see viha hakkab võimustama üle võtma. Et maailma psühholoogiat ei ole väga, andke andeks mulle psühholoogid, aga ei ole väga vaja kuulata. Sest kui me kuulaksime maailma psühholooge, siis me oleme kõik haiged. Mõistlik inimene ei usu Kristusesse. Nende mõtete järgi. Meid tuleks kõiki kinni panna, tegelikult ka. See psühholoogia, mis maailmas on, siis ta räägib tunnetest. On ju, mida sa tunned, mis sa arvasid, mis sa mõtlesid, nad urgitsevad seal, kus neil tegelikult asja ei ole. Vaadaku, et omaga hakkama saab. Neid on ka vaja, maailma inimestel on neid vaja. Aga meil on vaja Kristust. Tema teab täpselt, mis minu sees on, vähe sellest, et ta teab, mis mu sees on ja mis meile eriti ei meeldi, mis meie sees on, ta annab ka väe sellest lahti saada. Ja kui meil on midagi nagu vaimuand, siis ta ütleb, et ma harrastaks seda ja annab mulle väe, et see kasvaks minu seest ja oleks kasuks kõigile. Kas ma olen juba pikalt rääkinud? Oma arust ma olen terve igaviku rääkinud.
Ühesõnaga, kallid vennad ja õed, me oleme alustugi tõele. Me peame tegema otsuse, et Kristus saaks toetada meie peale. Kui tema tahab teha oma tunnustähti imetegusid, kas ta leiab sinu? Täpselt sama vaim kui Billy Grahamil või Jesse Duplantisel. Täpselt sama vaim. Tema Jumal ei ole suurem kui meie Jumal. See on sama Jumal, meie Jumal. Ühine taevane isa. Miks meil ei ole vaimuandjaid? On ainult sellepärast, et me ei lase vaimul tööd teha. Me tahame, et ta teeks seda, mis meile meeldib. Ja tegelikult, kui me saame teada, mis on Jumala tahe meie eludes, siis me avastame, et see, mis meie enam arvasime, et on meile hea, ei ole karvavõrdki nii hea kui see, mis Jumal toob meie eludesse. Mina ütlen ausalt, ma poleks uskunud, et Jumal nii hea on. See, kuhu me täna oleme jõudnud oma abikaasaga ja meie suheted lastega ja nii edasi, see on Jumala ime. Kas meil oli kaart? Oli kaart, jah. Agnes annab üle oma ilusate sõnadega. Kallis kogudus, olge väga õnnistatud ja palun ülistajad, tuleme veel, ülistame Jumalat ja kui me ülistame Jumalat, siis kõik, mis sul on, ära mine sellega ära, kui sind midagi vaevab, vaid pane see Jumala ette. Pane see Jumala ette, usu mind, ma olen mitu korda öelnud Jumalale, mina ei saa hakkama. Mina ei suuda andestada, ma ei suuda isegi nii palju ohvrit anda, kui tegelikult vaja oleks. Lihtsalt ei suuda. Kui algkogudusest loeti mulle, et nad müüsid kõik ära oma vara ja tõid apostlite jalge ette, siis ma ütlesin Jumalale, mina ei ole valmis. Aga ma tean, et kui sina selle mulle südamesse paned, siis ma olen valmis. Jumal võib tegeleda meie tunnetega samamoodi kui meie vaimuga. Täpselt samamoodi. Ta annab meile väe tulla toime meie tunnetega. Kui Jakobuse kiri ütleb, et kes kummardades on vaatanud Jumala sõna sisse, siis see võib päästa tema hinge. See meie hinge päästmine ei ole Jumala töö. See on meie töö. Jumala sõnaga meie tunnete üle kontroll võtmine ei ole Jumala töö, see on meie töö. Kui sa tunned, et lained löövad kokku, siis lihtsalt mine Jumala ette. Tee otsus, et iga kord, kui ma lähen endast välja, ma pööran oma pilgu Jumala peale. Kas see on kerge teha? Ei ole. Kas see tuleb kohe välja? Ei tule. Aga ära jäta järgi. Hakka uuesti ja uuesti ja uuesti, nii kaua, kui sa koged, et sul on kontroll oma emotsioonide üle. Amen. Olge õnnistatud.